Tere tulemast vaatama saadet Koomikud ja küsimused. See on saade, kus punkte saab nii õige vastuse kui naljaka mõttekäigu eest. Alustame! Koomikud ja küsimused toob teieni Vind TV. Tere! Minu nimi on Kaspar Kikerpill, mina olen meie tänane saatejuht ja minu kõrval nagu ikka küsimuste meister Karl-Alari Varma. Teeme aplausiga Karlile. Tubli, viisakad inimesed. Karl, kuidas sul läheb? Kuna ma olen valmis, olen harjutanud erinevaid küsimuste küsimist. Voi, väga vahva. Kohe saame teada, mis meil tänase saate teema on, aga enne seda saame tuttavaks, kes meil laua taga istuvad. Minu paremal käel sinine tiim kapteniga Miikael Meemaa. Tere Miikael. Miikael, sa ei ole täna üksi, kes on sinu kõrval? Minu kõrval on Maiduk. Mina, Mait. Väga hea. Sina oled Mait. Mis sinu ettevalmistus tänaseks saateks oli? No ma tegin plaanid ümber, ma pidin vanaema juurde minema. Ma lähen homme. Aitäh, et ohverdasid. Väga hea, aitäh. Tervisi Maidu vanaemale, kes seda kindlasti vaatab. Aga minu vasakul käel punane tiim kapteniga Sander Õigus. Väike plaks. Ja Sander, sinu kõrval on meil taaskord saates ei keegi muu kui Aleksander Eeri Laupmaa. Tere tagasi. Yes! Eeri, pärast eelmist saadet kindlasti pidasid plaani, pidasid strateegiat, tuled siia teise energiaga, teise tulemisega. Mis seekord teisiti tuleb? Mitu punkti saab selle vastuse eest? Küsimuse eest saab väga vähe, sest see oli väga kehvasti küsitud, aga vastuse eest, no ma arvan, et kui sa väga hea vastuse teed, 0,25 on õhus. Siis plaan on põhimõtteliselt võita jälle, aga võita tugevamalt ja suuremalt kui eelmine kord. Ja... Ootas eelmine kord. Eelmine kord sa ei võitnud? Sa vist olid eelmine kord mu vastastiimis ja nad kipuvad mitte võitma. Ma võtan vabaduse mitte vastata sellele küsimusele. -0,25. Väga kihvt. Aga Karl, räägi siis meile, kus me täna oleme, mis meie tänane saate teema on? Täna me oleme tagasi koolis. Tagasi koolis? Täpselt nii, nagu näha, meil on üks täiesti tavaline klassiruum on meie ümber siin, nii nagu mina mäletan kooli. Natuke verine siin, seal. No ikkagi, kuule, mina olen küll visanud vahetunnis ühte teist meest tooliga, nii et selles mõttes nagu täiesti tavaline koolipäev. Väga huvitav flex Karli poolt. Üht-teist vahetunnis Lasnamäe kool, väga hea reklaam. See teie dünaamika, ma armastan seda lihtsalt. Sellepärast see siin olegi. Jaa, teil on mingi nagu, üks on uksestopper ja teine on mingi autojupp. Kaks täiesti seos, nagu mida natukene harjutage. Mitu kuud oli vahepeal. Veits proovi korra, hei Kaspar, hei Karl, me harjutame eraldi. Me harjutame eraldi. See on riff lihtsalt. See on riff. Väga äge, aga... See on nagu nad oleks vaatanud see Love on the Spectrum, aga siis mõtlesid, mis siis, kui seda saaks kuidagi saatejuhi formaati panna. Lõpuks keegi saab aru, mida me siin taotleme. Selles suhtes nagu lõpuks keegi saab aru, kuhu poole me püüdleme. Aga ma arvan, et kõige õigem viis nüüd saada üldse tööle saada ja veerema saada on alustada esimese küsimusega. Ja küsimused ongi siis põhiliselt kas erinevate kultuuride kooli traditsioonide kohta, koolis käimise kohta või siis ka selline baasseadmised, mida koolides tegelikult õpetatakse. Natuke on ka seda. Seda saab huvitav näha olema. Aga alustame siis sellisega, kuna meil siin ütleme selline Aasia stiilis kool on taga vere pärast, siis minu esimene küsimus on, mida ei tohi Jaapani koolilapsed omavahel teha? Kas siin on see, et kes ise tahab vastata või kuidas see... No sa juba võtsid jutul on ka üle, nii et nüüd on punase tiimi kord. Võin öelda, et mingi 15 episoodi ma ei oskaks selle öelda. Mida Jaapani koolilapsed ei tohi teha? Omavahel, jah. Tappa 11. Easy punkt. Nice, let's move on. What you got, losers? Seksida ei tohi. See on illegaalne nagu tavareeglite puhul, aga see on just spetsiifiline koolireeglite puhul, mis muidu see asi on legaalne. Muidu on legaalne, koolis ei tohi teha. No aga siis palun täpsusta järgmine kord. Sõnad ei ole mingi niisama välja loobid konkreetsed, sõnadel on konkreetne tähendus. Hea vastus. Multilevel marketing. Okei, kuna ma ei saa vastusest aru, siis sa vist saad punkti. Ei, siit ei tule. Veel ei tule. Me pole veel proovinud.
Mait on kuidagi hästi laetud täna. Mait on siin, et võita. Mait, mis sina arvad, et mida siis ei või Jaapani koolis õpilased omavahel teha, mis muidu on lubatud? Ma arvan, et see on midagi seotud spordiga. Täpselt nagu mingi kindel spordiala või mingi tegevus spordis. Mida sa ise arvad, et nagu sa tahaksid, muidu on sul lubatud teha, aga koolis ei tohiks seda teha? Kui sa mõtleks näiteks Eestis, mis see võiks olla? Mida Mait tahaks, et talle ei lubataks teha koolis. Mida ta arvab, et ei tohiks teha? Mait on kindlasti teinud neid asju. Tohiks üksteise vastu länni teha. Jah, see oleks tegelikult aus. See, et Karl praegu üritab leida õigustust, kuidas länni eest punkta. Aga nagu Miikael, on sul nagu mingid mõtteid? Mõni mees on saadet näinud. Ma arvan, et see on mingi Karli poolt trikiga küsimus jälle, vaata, et Jaapanis see on alati pöördvõrdes. Jaa, see on alati väike kiiks küljes. Väike kiiks, vaata, see on väike kiiksuga asi, et see on mingi asi, mida sa ei ootaks, et sa pead täpselt vastupidi mõtlema. Ma ütleks, et ma annaks vihjana nii palju, et see on asi, mida tegelikult isegi teismelis on mõnes mõttes võib-olla raske teha, just oma nagu sinna maailma sisse minna alguses. Omavahel. Aga soov on suur. Ja, soov. Siis on seksivärk või? See praegu ei olnud õige vastus. Ei ole jah päris. See on liiga lihtne, jah. Aga ma võin ühe vihje veel anda. Mõlemas tiimis 11 tõenäoliselt teeb seda tihedamini ja 11 ei ole seda pikka aega teinud. Ikkagi vana inimeste mähkmetesse investeerimine. Tagasi. Seks on liiga lihtne on, jah. Lihtne ei ole isegi võib-olla samm kaugemal. Kas te nagu lapsi teha? Te viitate mingisuguse aga meil ei tee keegi lapsi. Vormile, aga nagu... See peab omavahel olema, et seal on 2 osapoolt ikka. Et see ei ole see, et mingi asi, mida lisa küsimus, kas seal peab olema just 2 osapoolt või saab olla ka rohkem kui 2 osapoolt? Ära hakka oma mingit perversset agendat kohe ei ole, et iga kord, kui seksid, peab Linnar Priimägi ka seal. Seal ei ole, see võib olla täiesti seksivaba. Jah. Aga ei pea. Aga ei pea olema. Ei pea. Aga lihtsalt niisama seks ei lähe sinna alla. See ei ole... Ei tohi mingi seal, tundaga. Ei tohi tundeid tunda. See on nüüd lähemal juba õige. Oled lähedal. Kui sa ütleksid üksteise vastu... Nutta ei tohi... Tundedes sul tuli nutmine. Kuidas sa seda... Vihastuda. Ihastuda? Okei, sorry. Ei, see ei ole. Kui sa mõtled, ma ütleksime, et spektrum on tundeid tundma ja seksima, siis see on selline 2 vahe peal. Ei tohi käest kinni käia. Armastust avaldada. Keskerakond. Armastust avaldada. Sa oled väga lähedal. Ja natuke mine veel edasi selle vastust. Sa avaldad kellegi armastust ja siis edasi mitu korda teed seda, mis see nagu oleks. Sa ei tohi öelda, ma armastan sind. Koolitundide ajal abielluda. Samm tagasi selle. Ma annan teile 0,5 punkti. Te olite piisavalt lähedal oma sellega. Õige vastus on siis see, et nad ei tohi omavahel siis deitida. Ei tohi väljas käia, ei tohi romantilisi suhteid õpilased omavahel. Nagu üheski Jaapani koolis või? Jaapani koolides on täiesti. Selles, kus sa käisid, seal võis. Okay, ja nüüd, kui ma leiaksin ühe eraldi, kas me siis saaksime selle punkti tagasi? Niimoodi röövisid. Siis ma hakkan tegema seda. Päris haige plott on, vaata, 2 15-aastast omavahel salaja jalutavad. Klassijuhataja ei tea. Fake suvetöö kohad. Suur osa Jaapani animest ongi tegelikult selle peale üles. Ja jõuame ringiga. Kust kõik algas? 17 vaifu küsimus. Kui juba rääkida Jaapani animest, siis sina, Karl Arari Varma, oled päris kindlasti kursis, mis asi on lolikon või? Ei tea, muidugi sa ei tea. Muidugi sa ei tea. Nii otse eetris ei tulegi pähe. Muidugi peaks. Väga huvitav, see võib-olla esimest korda, kui Karli käest küsimus küsiti siin saates, aga selle esimese küsimusega on nüüd kõik. Lähme edasi järgmise küsimuse. Ma lähen, korra oleme veel Jaapani juurde. Järgmised 16-17 küsimus. Kuna Jaapani koolisüsteem on väga huvitava eksentrilisusega, siis Jaapani koolis üle 50% Jaapani koolides on see reegel olemas ja see käib just täpselt õpilaste aluspesu kohta. Mis on see reegel?
õpilaste aluspesu kohta, mis on üle 50%, üle 50% siis koolides, see dikteerib midagi nende aluspesu kohta. No ei tohi stringe kanda või truspar ei tohi paista. No üle 50% minust ei tea, aga ma olen nõus nagu panustama, et lõpuks, kui me leiame selle nagu vastuse, siis ei ole olnud seda vaeva väärt, et sinna nagu sa ilmselt on sul jah, nagu see on ju fakt 0,5. Mingid trussiku, mustvalged trussikud peavad olema. Väga lähedal. Väga lähedal. Valgete trussikutega käia ei tohi. Mis sa ütlesid? Valgete trussikutega käia ei tohi. Vale vastus. mingi kindel muster ei tohi peal olla, mis viitab Yakuusale. Mis muster oleks? Yakuusa muster tavaline. Keisri nägu ei tohi olla seal keskel. Ainult külje peal tohi keisri nägu olla. Jubedaks lahmimiseks on. Yakuusa muster ja keisri nägu veel ei ole õiget vastust tulnud. Mustvalge oli lähedal. Keerame siis saate publiku poole. Mustad, valged, kõigil peavad valged allarid olema. Siis on kohe näha, mis pattu teinud oled. Kas paneme vastuse lukku? Ei tohi siis kajakad olla äkki või? Paneme vastuse lukku? See, et mustvalge oli lähedal, kajakad. Paneme siis. Kuju muster. Paneme vastuse lukku. Õige vastus on olemas tõesti, et aluspesu peab valge olema. Mida pekki? Miks sa üldse peaksid valgete allaritega käima? Aga muuseas, huvitav fakt, see käib ainult tüdrukute kohta. Muidugi käib. Kõlab selline Karli reegel küll koolis. Õpetaja peab iga nädal üle nuusutama, kas need ikka on valge. Nagu paabulindudel, vaata see suur saba, eks ole, see on tegelikult takistuseks talle, siis ta näitab seda, et on nii võimas, et ta suurest sabast hoolimata saab hakkama ja valged allarid on samamoodi, et see on risk, vaata, aga sa näitad kõigile, et ma võtan selle riski. Ja ma arvan ka, et see ei ole vabatahtlik keeri. Demonstreerida kodust hügeeni. Ja enforce, kuigi samas, kes su trussasid nagu näeb? Ma isegi, kuidas seda kontrollitakse? No neil on väga lühikesed seelikud peavad olema jalas. Ja siis õpetaja lihtsalt nagu tõmbab seeliku ääre üles ja paneb sulle hoolsuse 3, kui sul on teised trusparid või mis asja. Kui sa klassi sisse astud, sa tõstad üles natuke lihtsalt. Koolipingid ja õpetajad, need on väga nagu täpselt disainitud niimoodi, et ta näeb ikkagi nagu emakat kõigil, kui nad istuvad tunnis. Ja... Super, siia... Väga hea, väga hea. Nii me oleme huvitav fakt nende esimese 2 küsimuse kohta. Need ei olnud tal üldse välja prinditudki. Need lihtsalt oli see ise kirjutatud. Need tulid niisama Karl-Alari teadmistest. Nii et see nüüd nii midagi ütleb. Ma nägin tausta ja siis ma teadsin, et midagi tegema. Väga hea. Edasi küsimus. Korea tüdrukute internaatkooli. Väike fakt. Nibud peavad paistma. Nibud peavad paistma, väga hea. Küsime tegelikult küsime mehe kohta, sest koolides tihti peale räägitakse Einsteinist. Tema kohta, Einsteini kohta öeldakse, et oi, ta kukkus koolist läbi ja oli aeglase õppimisega, aga see on müüt, et ta kukkus matemaatikaeksami läbi. Faktuaalselt ta kukkus läbi Zürichi Polütehnikumi sisseastumiseksami. Miks? Loser. See on Polütehnikumi, see on nagu kutsekool siis või? Kas on Polütehniline instituut, see on väga tähtis, kas on Polütehniline instituut või see on Polütehnikum? Kas see on nagu ülikool või see on kutsekas? See oli Zürichis, see oli tol ajal, kui ta oli ikkagi tal ülikool. Aha, selge. Nii, aga Mait... Kutsekasse sisse ei saa, siis on ikka väga pahasti. Mait, mis sa arvad, miks sa Einsteinis on sisse? Läbi kukkus eksami. No sest punktid ei olnud piisavalt kõrged, tavaliselt on. Selline tehniline lähenemine. See võib olla ka juudi viha tollel ajal. Muuseas, ta matemaatika osa tegi kenasti läbi. Punktid sai kõik kätte. Nii. Ta ei allunud korrale. Ütles, et punkte ei saanud kätte. Okei, ma saan aru, et see oli juudi kommentaar. Juudi punktid oli spetsiifiline. Aga kas see oli poliitiline? Ei olnud. Aluspükstega seotud. Kas tal olid valedvärvi aluspüksid äkki too päev? Viitamaks tema ekstsentriliselt. Wow. Tal oli tegelikult sealt alt samamoodi nagu need juuksed. Võib-olla ta lihtsalt flirtis veidralt nagu selle sissevõtukomisjoniga ja seda peeti lihtsalt etiketi vastaseks. Wild guess. Äkki ta ei põhjendanud tekstiülesandes ära asju. Lahenduskäik oli vale, aga vastused olid õiged.
sest ta oli nagu nii cool guy, vaata. Et vist kirjutas vastuse kohe. Päris nii ei olnud, aga natuke... Mida sa ka tead? Ma räägin Karliga praegu. Sina tuled reklaami ajal tagasi mängu. Kas ma räägin Karliga? Ma piilusin, ma tegin sohki vahepeal. Ütleme niimoodi, et Mait selle tekstiülesanne mõttega läks natuke lähemale. Selle tekstiga on ta seotud. No siis ta mingi kirjal, ta ei osanud kirjutada, ta oli düsgraaf. Et kole käekirja. See on ka müüt tema kohta olnud. Et on düsgraaf. Suures mõlemad müüdid tema kohta, mis sa mainisid, ma isegi ei teadnud nendest müüt. No ei saanud läbi mingi eesti keele eksamit ja mingi siuke asi. Emakeele. Nime kirjutas valesti üles. Need on, tegelikult te jõuate järjest lähemale, aga me läheme üle nüüd punase tiimi poole, aga need mõtted keele suhtes olid head. Nüüd enne... Sander, jah? Jah, tahtsin ka öelda, et enne kui sa jälle midagi lärmad. Niisama, et see mäng, sest me võime nagu ka arutada ja nii ja siis, et ma olen siin, et sind aidata. Mulle tundus lihtsalt, et kui nende kord on, kui ma suvaliselt tüüan asju, siis me sellest miinust ei saa, nii et see on suhtsuga tasuta pakkumine. Ei, siin ei saa nii miinuseid niikuinii ei saa. Vist ei saa, jaa. Ma ei ole aru saanud sellest kunagi. Aga vahepeal on see, et ei ole mingi sinu kord, siis sa karjud õige vastuse ja siis ta ütleb, vaatab Miikali otsa, et ütle sama sõna minna teisele. No see on selline... Ma ei mäleta küsimustki. Einsteini läbi kukkus. Äkki ta ei rääkinud toda keelt. Aga mis keelt? No mis iganes Zürich on švii. Noh, mingi siis... Öelge ka meie korda. Zürichi. Võin öelda, et te olete õigel teel, aga nüüd te peate välja mõtlema, mis keeli seal räägitakse ja mis keelega on tegu. Vastuse keel saab see olla. Ja aga see oli mingi ammu, see oli mingi preisi, mingi kuninga keel, mida ta või ta ei rääkinud. Nii ammu ka ei olnud see. Maailmasõda ta ei. No okei. No aga siis ütleme niimoodi, et ma arvan ikkagi, et see saksa oli, mida ta ei... Kus ta ise ma ei tea. Formuleerige mulle vastus. Saksa juut minu arust. Saksa või Austria või... Kõik üritavad kogu aeg seda ühte nagu osa lauale tuua. Küsisime ära, ei ole poliitiline, me ei tea sellest. Šveitsi äkki siis ta ei rääkinud prantsuse keelt, mida seal nõuti mingil põhjusel. Nad olid mingid fansid ja siis ta... Sest see võis olla ju akadeemilistes sörklites lingua franca tollal ajas. Võis olla... Mitut keelt sa praegu kasutasid? Paku, pane ära. Ta ei osanud prantsuse keelt piisavalt. Saksa keeles ei saanud läbi. Ja see on... Õige vastus täpselt on see, et eksam oli prantsuse keeles ja ta ei osanud prantsuse keelt piisavalt hästi, et ta ei saanud küsimustest nii hästi aru, et ta ei osanud kõigile õigesti vastata. Matemaatika osa numbrit, no problems, aga jah, muu oli problemaatiline. Ja see on punase tiimi garantii, mis te praegu siit saite. Üks punkt punasele. Kusjuures ka ülihea viis, kuidas iga eksami kohta välja vabandada. Ai, ma lihtsalt ei oska seda keelt, millest küsimusi küsiti. Ja, aga vaata, kui hea, kui kaval on nagu arutada, mitte lihtsalt kabja või karjuda. Et noh, lihtsalt selline. Sinu ilmselgelt palju pikemalt elatud aastat on tõesti toonud au ja kuulsust. Raudselt sama vana. Ma isegi kahtleks meeri ja leidis võimaluse öelda kabja või lihtsalt. Kõikidest valikutest. Lihtsalt tahtsid kabja või öelda, on ju niimoodi. Teinud midagi, tundub aga nagu... Või sul on isiklik trauma kabja või? Kõikidel on isiklik trauma kabja või, aga ma arvan, et võib-olla ei lahka seda siin praegu. Koomikud ja küsimused toob teieni Vint TV. Vaatame, kas võib-olla mõni järgmine küsimus viib meid sellele lähemeni. Ma ei imestaks ausalt öeldes, aga lähme järgmise küsimuse. Lähme järgmise juurde. Kui me siin traumadest juba räägime. Hirmudest, siis kool on üks põhilisi aeg, kus me oma traumad ja hirmud kätte saame. Mait mõtles praegu väga sügavalt selle peale. Aga inimesed lapsena siis sünnivad ainult 2 hirmuga. Meil on 2 hirmu, mis on meil sisse nagu kodeeritud geneetiliselt sündides. Mis on need 2 hirmu? Mõlema hirmu eest saab 1 punkti. Või üks on surmahirm. Kohe lapsest saati. Mõtle nüüd lapse peal. Kas kui sa olid väike laps, kas... Sünnid välja. Kui ma olin väike laps, siis umbes esimesed 2,5 aastat ma ei olnud teadlik oma eksistentsist. See on nagu see, mis lastel juhtub. Siis on raske ju surma karta, kui sa ei tea, mis see on. Okei. Kogu maailma vaade tegi väikese pöörduga.
vabandada. Ma saan esimest korda aru, miks inimesed õpetajad on. See oli kuidagi väga raudav hetk praegu. Sa nägid, et inimese maailmapilt tõesti muutus praegu. Aga mis sa arvad, mis need on, Mait? No, mis on beebide hirmud? no Saast välja kui surmahirm ei ole, siis on mingi näljahirm. Nälg, mille järele? Sorry, meile ütlen ette. Mille järele? No, ema piima ei kestnud. Nüüd läks nii hellaks. Kõige eksistentsiaalsem episoodis meil kuidagi. Miika, võib-olla aitad Maidu välja, mis hirmud sul võisid olla lapsepõlve? Ja arvestad, et need on sellised asjad, ma ütlen nii palju. Ega ma paremini ei mäleta Kaspari sellest. Need on siis juba mitu tuhat aastat on sama hirm ikkagi inimesel olemas. Evolutsioon on niivõrd aeglane protsess, et see ei ole see, et nüüd on äkitselt mingisugune hirm põlgade ees, ei ole nagu see. No Maslowi hierarhia, või on püramiid. Mis see baasvajadus? Ootame mingi vastus ära. Esimesed 3 valet, need nagu ei lähe. Me alles arutame. Nemad sekkuvad lihtsalt kogu aeg. Vabandust. Meil on ka valus. Midagi mingi ema ja isa kaotushirm või no isa tõenäoliselt ei ole seal valemis, aga mingi see, et äkki, et kui ema läheb vetsu, see hirm, et ta on kadunud nüüd. Maha jätmise. See on see... Ülgamishirm ja eksistentsiaalne. Väga vale ju, näed, ei või? Me oleme teist poole üle, aga... Sülgamishirm ei ole õige. Tõesti, see ei ole õige. Need on natuke primaarsemad, ma ütleks isegi. Teen vähe lahmimist. Äkki 1 punkti saab nagu pimedus? Kahjuks ei ole. See me arutasime. Pärast, et beebi sünnib ilmad kinni. Tal oli pimedus. Lämbumishirm. Lämbumishirm ka ei ole õige. See on primaarsem eri. Nüüd ütleb midagi jälle retsid filosoofilist. Kõige alumise osa, eks ole. Oota, vihjet. Me võime nii palju vihjet. Ei, oota, nende kord on või? Ja. Siis ei taha. Aga vihje tuleb ikkagi. Ma alustaks pehme vihjega ja pehme vihje on üpris erinevad isegi. Ja, nad on erinevad, aga nad on... Ma ikkagi... Hundi hirm. Mõtle sellest ajast, see on nagu... Need on hirmud, mis on koopa inimeste ajast jäänud. Hundi hirm. See, et mingi... Kas see on millegi kuulmisega või tajumisega? Areta seda edasi. See on väga laialdane nagu... Sest me tajume oma keskkonda enda ümber. Aga see on nagu... Kas see hirm satub beebini läbi kõrvade, läbi silmade või läbi haistmise? Aga küsimus ongi, mis see on? See ongi kogu küsimus. Need on need valikud tõesti. Väga hea taktika, küsib teilt vastu. Kas see on seotud aistimitega? Ei no, see on seotud millegi kartmisega. Emakaotus ei ole, nälg nad üldse ei ole, pimedus. Surm ka nagu ei ole. Surm ka ei ole. Aga ega beebi ei ole hunti ka näinud ju selles. Miikaelil oli see, et Valio profiil jogurt on Selverist otsas, see oli ainuke. Vaata, Eri. Las ta istub selles vaikuses. Aga kuidas sa tunned peale seda, kui ta oli enne sinu tiimikaaslane? Kas ta sellepärast läkski, et teil oli mingi tüli või nagu... Et nüüd siuke... Tegelikult pidi mingi rets tüli olema, ma kuulsin. Ei, lihtsalt tookord Eri oli kiilas veel, aga juuksed vähem pantsus. Mikael ain't playing that shit. Eri lahkus meie tiimist. Oota, aga... Nii, aga te olite, ma ütlen, et te olite vahepeal juba õigel teel. Nimetasite õigeid asju. Et kui beebi kuuleb midagi hirmsat äkki. Nii? Et mis on primaarsest ajast juba. Äike. Anname selle ära. Ma annan küll, jah. Sest õige on valjud helid. Valjude helid. Üks on nüüd ära mõeldud, teine on veel laual. Kas see võib olla minu mõte, aga kuidas sa seda saad nagu tead künnis saad? Okei, ma tean. Võib-olla vihje. Tuli mingi haiget saamine, aga anna vihjet ja... See on isegi enne koopa inimese aega. Sel ajal, kui meil olid veel inimeste eellased, kes elasid võib-olla kuskil metsa. Mis see siis on? Uppumine ka ei ole ju, sest sa oled... Ma lämbumist juba pakkusin selleks uppumisega. Ai, nad on hästi lollid. Me võime öelda, et see ei ole sellega seotud. Aga ma võin ühe vihje veel anda. Ütle. Aga see on selles suhtes väga reaalne asi, mis võib juhtuda tänapäeval. See on asi, mis võis juhtuda... See on üks unenägu ka, mida me kõik kogeme universaalselt. Siis väga hea vihje. Kukkumine. Õige vastus on kukkumine, hirm kukkumise ees. Väga hea. Anname siin pool punkti. See tuli abiratastega. Aga
okei. Väike on kõik valjutelid, aga universaalne unenägu on pool. Okei. enne kui ma äike ütlesin, ma ütlesin nagu, et mingi valiheli. Tegelikult me läksime too hetk kokku juba. Aga me kutsusime praegu selle vastu. oota, kutida kukkumine ongi surm ju. tegelikult. Ei ole. Sa oled ise 4. korruselt alla kukkunud ja Nagu näha. Kuidas nad tuvastavad, et beebi kardab kukkumist? Need on instinktid. Ei, nad hoiavad ennast sellepärast. Nad võtavad kinni pigem nagu krabamine. Vot nii. Mingi tüüp mapiga ütleb, et mulle tundub, et ta kardab. Mulle tundub, et ta on aastatuhandeid. Juba koopast saati. Natukene enne koobast isegi. Siis teine vend teeb kõrval. Paljud helid ka. Ja siis ema läheb teise tuppa. See ei koti teda. Söök ei ole tähtis. Ta kardab vaid kukkumist. Oota, aga kas te siis tahate nagu öelda mulle, et hüljatuse hirm ei ole imikust saati või? Ei ole. Millal see tuleb siis? Siis kui hüljatakse. Ei pruugigi osadel tulla väga. Ei, see on mingi ühe Wikipedia artikli põhjal nagu voor oli see ilmselgelt. Vahet ei ole. Jah, see ei olnud õige vastus. Nii, aga lähme järgmise küsimuse juurde. Me muidu läheme siin kõik omavahel tülli ära. See on nii armas. Mees on küsimuse valmis. Mölised. Jah, Eeri, mis sa teinud oled? 2 kätt taskus tulid siia ja nüüd hakkad kahtlema teistes. Õige, ma vabandan. See on siis nüüd järgmine küsimus sinna kategooriasse, mida meile koolis on õpetatud alati. Miks kameeleon muudab värvi? Vaja on. Miks kameeleon muudab värvi? Sealt tuli vastus, et sellepärast, et vaja on. Rahu. Mis on nagu, see on eesmärgipõhine, tal on vaja. Noh, et ennast aga see on liiga üldine, see on nagu see valjud oli. Kiskja eest. Ei ole õige vastus, see on vale. Sest ta saab. Midagi seotud. Ta tahab puud ehmatada. Teistele nendele näidata, et kui saada. See ole, me lähme edasi. Aga see on üks väga hea pakkumine, sest loomadel on... Vabandust, ma küsin Ma lahmesin vist ära kõik võimalused. Aga nemad saavad... Las nad saavad siin, pärast ma tahan siin lihtsalt seati küsimustega kursis olla. Et sa ütlesid, see ei ole mitte kuidagi seotud kamuflaažiga. Et see, kui ta muutub täpselt selliseks nagu tema taust, mis on sõna otseses mõttes kamuflaaž, siis see ei ole sellega seotud. See täpselt kamuflaažeerub, see on lihtsalt kokkusattumus. See on lihtsalt siuke kosmiline kokkusattumus, jah. Wow. Tagamaad on teised, vaata. Aga võib-olla siis selle pealt hakatigi pakkuma, mis te arvate, mis õige vastus on. Et küsimus on, et miks see? Just. Et miks ta otsustas? Mis kasutegur on sellel värvi muutmisel? Ja see ei ole kamuflaaž. Kamuflaaž tuleb sellega kaasa. See ei ole see, et keegi tahab ära süüa. See on selline kõrvalkasufaktor kogemata, et tegelikult algpõhjus, miks kameelion otsustas värvi muuta, oli täiesti teine. Mitte, et peita ennast kellegi eest. Kellegi teise jaoks. See huvitav. Tubli, Karl. Et ta nagu muudab ennast ära, aga kellelgi teisele on hoopis kasu sellest. Ja mu bioloogiõpetaja jättis mul rääkimata selle või? Mitte talle endale. Või loodusõpetus või kes iganes. Jah. Küll. Aga ajalooõpetaja jättis. Äkki see aitab tal, kas... See on tegelikult hiljuti avastatud see põhiline asi. Äkki selle ajal, kui ta seda värvi muudab, ta mingi keha selle sünteesi käigus tekitab soojust ja siis tal on endal mõnus olla. Aga sellest parema asja peale ei tuleks. Õigel teel. Ütleme niimoodi, et inimesed, kes kameeleone peavad, ehk siis lemmikloomadena ka, nad oskavad värvi järgi ära öelda, mis tujus ja millises emotsionaalses staadiumis. Nagu see sõrmus. Jah. Äkki ta on see... Aga te olite õigel teel juba? Kaka-häda või midagi. Kõike tähendada siin saates. Et kaka-häda on. Ei sellepärast. See läks valele teele. Siis ta muutub pruuniks. Keha ja siis omanik on nagu kaka-häda. No jah, big brain moment. Mul ei olnud mingit paremat. Aga kui te mõtlete, me õppisite kõik ju bioloogias ka seda, et millised loomad üldse on kameelion, kui te hakkate selle peale mõtlema, mida te teate? Nad on kahepaiksed, on ju. No siis lükkab selle teise paiksuse sisse. Ja aga seal on üks pool lisaks veel, nad on kahepaiksed, aga neil on, öeldakse, et on eri verelised loomad. Ja.
Nii. Külmaverelised. Nii, ja mis sa tead külmavereliste loomade kohta? Et nende veri on külm. Ice cold. Ja sinine. Sinine. Ma ei tea, ei ole. Sinine naadliku verimaja. Aga tuleb teilt mingi vastus praegu? No kohe varsti. Aga seda, ma ei oska nagu paremini täpsustadagi seda, et see on mingi keskkonnaga seotud siis on ju, et ta on kuskil ja siis see värv on nagu kogemata. See värv tuleb selle käigus, et ta lihtsalt üritab seal keskkonnas, ma ei tea, puulehe peal üritab puulehe niiskus saada ja siis selle käigus lihtsalt mingi teine andur muudab ta roheliseks. Ma annan... Mine ta üritas lihtsalt öelda midagi nii ümmargust, kui ta suudab ümmargust öelda. Ma ei öelda, ma annan punkti neile, ma ütlen, ma annan edasi võimalus. See oled õige sellest, aga mul oleks vaja natuke täpsem. Ma oleks peaõps, ma paneks pool punkti. Me saame aru, et niimoodi teil koolis punkte anti, sest siitpool praegu punkte ei tule, aga lähme... Tahad täpsema sõnastuse anda sellele, mis ta ütles? Ma ei saanud aru, mis ta ütles. Muidu ma annan pool läpune. Kas võib veel ühe viimase tähtsa sõna öelda või? No. Fotosüntees. See on tähtis sõna, aga täiesti vale. See võttis teil punkti lootuse ära. Ta tahtis suures pildis lihtsalt öelda. Seal oli küsimärk või hiiumärk. Et kui nende laudu ütles kabja või kunagi täiesti konteksti väliselt, siis meie ütleks fotosüntees. Nii, aga me saime teada, fotosüntees on täiesti vale. Ta teeb seda, et mingi enda temperatuuri reguleerida. Paneme lukku. Jah. Õige vastus. See on siis kehatemperatuuri reguleerimiseks. See värv muutub ka tema siis emotsiooni või nagu tujuga, kui ta on ärevil. Näiteks siis läheb punakamaks. Et see ongi see, et tal veri nendes väikestes paunakestes ja õigem on rakud öelda. Siis lähevad... Karl läheb nii punaseks, et näidata neile. Need tõmbuvad kokku, on ju. Ja siis... Karl vaikselt sulandub meil tausta sisse ära. See, mida Miikal ütles, et muudab temperatuuri niimoodi, et tal on endal mõnusam olla. Ütles, et ta püüab proovida lehekese niiskus. Ja sa lõpetasid fotosünteesiga. Ma lihtsalt tahtsin ka midagi tarka öelda. Termoregulatsioon. Ma ei või 50 euroseid sõnu kasutada. Et valgus on ka osa sellest tegelikult, et mida rohkem valgust on, seda rahulikumaks, nagu jahedamaks oma temperatuuri paneb, selle pärast väljaspool on. Lihtsalt see jahe on tavaliselt rohekas toon ja külmad toonid, mis on siis nagu lehetoonid ja sellepärast tundub kamuflaaži moodi ka rohkem. See kõlab täpselt siuke jutt, mida sinine tiim usuks. Ja ajupestud sinine tiim, neile võid seda sitta ajada. See on mingi kameelioni järjekordne see, et tegelikult kui muutud sinu jaoks. Mida piik kameele on siin uskuma tapanud. See on nagu see naine, kes karjub su peale, et ei, ma ei karjunud selle pärast, et ma oleks armuga, ma karjusin teise asja pärast, mis enne juhtus. Ja see klassikaline kameelion. Vabandamine lihtsalt. Ma ei ole selle puuga sama kulmud ka ära või? Crazy, väga crazy. Väga eka sinust, jah. On täiega. Nii, aga vahepeal võin nii palju öelda, et seis on niimoodi, et napilt nüüd viimase küsimusega läks punane tiim ette, aga see on niisugune väike koht, kus kiire paus teha, et väike promonurk teha. Meil on uus saatesektsioon, väike promonurk. Number 1 asi, mida promome. Kui te vaatate seda saadet ja te pole ikka veel pannud subscribe või telli meie kanalile, siis miks te seda teete? Palun tehke, aidake meil kanalil levida ja vaadake ikka edasi. Kui teile meeldib midagi, pange kommentaariumitesse kirja. Kui ei meeldib, pange ka kirja. Oleme juba lugenud, oleme juba kursis. Aga lähme kõigepealt punase tiimi juurde. Mida teil promod on? Ma tean, et Sander, sul on paar show'd tulemas. Oleneb, kuna selle... Läheb järgmine nädal välja. Järgmine nädal, vau. Siis on tõesti Sander ja sõbrad show'd. Vist paneme Tallinnasse late show ka. Kui keegi Soomes on, siis mingi 9. mai oleme Helsingis Karli ja Troniga. Siis ma ei teagi. Kus piletid leiab? Internetist. Sanderi sõbrad. Huumoriklubi.ee. Väga hea. Ja Eeri, mis sul plaagid on? Mul ei ole mitte midagi promoda. Sul tuur ei ole? Ei, mul oli nüüdseks juba show'd ära. Suur aitäh teile kõigile, kes Tallinnas ja Tartus käisid mu show'd vaatamas. Suurepärane, amazing, imeline. Eriti publikud olid fantastilised. Väga hea. Ja rohkem infot saate internet.ee. Paneme sinna Eeri Instagrami alla ja ongi korras. Aga Miikal, me oleme klassiruumis. Kas sul on ka midagi klassiruumiga seoses tulemas? Jah, alati. Mul on ka mingid show'd Tallinn, Viljandi, Pärnu, Tartu, mai lõpus, Piletikeskus. Piletikeskus, väga hea. Ja... Mul on ka. Sul on ka? Ma teen ka müüke, jah. Esiteks, oska mu särke, muidu mu e-pood on kahjumis. Väga head särgid on. Teiseks...
kellel on muu sigaduse tuur nägemata, siis Heldekeses 15, sul oli 14, ma ei tea, 15, 16, veel lisavõimalus, viimane võimalus ja kas sa ajad ikka veel enda Abetsi letiga või? Et oled või? Mul on üks selline väga korralik masin on pakkuda. Okei, ennem kui me lihtsalt Facebook Marketplace'iks läheme. Nüüd me läheme lihtsalt Facebook Marketplace'iks ära. Ja minu ja Karli tegemisteks, et ole kursis Instagramis, nii et paneme kõigi inimeste Instagrami kontod siia alla. Aga lähme edasi järgmise küsimusega. Koomikud ja küsimused toob teieni Vint TV. Praegu siis napilt ennem, kui me lähme, korra segame vahele. Praegu napilt on punane tiim ees, kõik on mängus, sinine tiim, kõik on mängus. Pikka aega juhtisite seda saadet, pikka aega juhtisite. Fotosünteesiga läks käest ära, teie tulite temperatuuriga tagasi. Termoregulatsioon. Termoregulatsioon, see endiselt punkte ei too, aga järgmine küsimus võib tuua. Küsime siis, lähme huvitava numbri küsimuse juurde. Tegelikult küsime Dongzhongi kohta. Veel parem. Dongzhongi kool asub Hiinas ebatavalises kohas kooli jaoks. Kus see asub? Hiinas. Kas ma võin enne vihje lahmimist küsida, kas see on seotud tema kõrgusega okei, siis ei ole, mõtlesin äkki mingi kaevanduses või mingi sükke lahe. Vee peal küla, nagu, saad sa aru, need, kes Te proovisite ka vist vastust alustada, aga... No jah, ma olin valjem ja ma ei tea. Ma olin oma kaevandusega nii rahul. Kas see on kuidagi seotud taevaga? Tead väga Tead? Jah, aga see on nii loll küsimus. Wow. Siin raundis jääme väga häguseks, see õige vastus veel ei ole. See võib hästi kõrgel lihtsalt. Ma küsisingi, et kas see on nagu kõrgusega, ta raputas mõlema peale. Ma arvan, et ta ei saanud aru. Me saime aru. Lähme hoopis sinise tiimi juurde nüüd. Oota, me ei pakkunud isegi veel midagi. Küsisime vihjeid. 2 kalamees siin, üks ägedam kui teine, proovisite, ei näkanud. Lähme sinise tiimi ju. Tee siis konkreetsed reeglid, sa ei saa mind süüdistada reeglite rikkumisest, kui reegleid ei ole. No täpselt ja sellepärast ma saagi süüdistada, sest reegleid ei ole. Ja need muutuvad kogu aeg. Sinine tiim, mis te arvate? Küsimus oli see, et ta asub kooli jaoks ebatavalises kohas. Täpselt nii. Aga kas kooli jaoks on tavaline koht? Võin öelda, et see pandi kinni. Vanglakool, aga ei ole üldse ebatavaline. Vanglakool on ülilevinud asi. See ei ole vanglakool, jah. Mis on kooli jaoks tavaline asukoht? Koolimaja. Täpselt. Nagu selles mõttes, okei, nüüd ma saan. Mul on ka nagu mingi Hiinaga seostub kohe mingisugune hiigelveetamm, mille pärast mingisugune miljard inimest ilma koduta jääb. Aga... Me brainstormi ju praegu. See on arutelu praegu. Ühesõnaga, sinu mõtted lähevad kohe hiigelveetammi suunas. Kõige esimese asjana, jah. Miikal, kus sinu mõtted lähevad? Okei, et me räägime sellest, et see on kool, mis ei asu koolimajas, vaid me mõtleme siis see, et hoonet, võib-olla hoonet ei olegi või see hoone on... Veebikool. Kasutame praegu sõna asukoht, see võib tähendada kõike. Asukoht võib tähendada kõike. Et see on nagu Hiinas, aga tavaliselt ei ole kool seal. Lennujaamas või lennuk. See pandi kinni sellepärast, et see oli nii-öelda Hiina valitsusarves, see on paha PR siis. See on kool, paha mis on mälestustes. Paha kuju. Nostalgia kool. Paha PR või? Ma võin öelda, et vaadates siia Eestis, ma ka ei tea, või läheriikides, et oleks kuskil kooli sellises kohas. See on ainus koht, kus see oli ja nüüd see on kinni. Nüüd see on kinni. Aga see võiks olla ka Eestis, ma võin sellise vihje. Eestis on mingid need lasteaiarühmad, kes talvel on lihtsalt päev otsa õues mingis telk on, kus nad söömas käivad. Odavam nagu mingi kuutasu on seal vist. See oli raha pärast, oli see põhjus, miks seda kooli tehti. Kas oli seintega koht? Ongi mingi välikool mingi... No seal nagu oli seinu. See oli 0,1 punkti vahepeal Eerile. Eeri, kui sa rääkisid raha pärast, tehti seda, siis Eeri sosistas pangas. See oli vale vastus, aga naljakas. Aga kapten huumorile meeldis. Aga see pole mingisuguses tehases, kus need 4-aastaseid meile jopesid teevad või? Et nagu... Foxconni kool. Lõbu ja töö kohe ühes koos niimoodi.
lõbu ja ainult lõbu. Ainult lõbu. See oli praegu vale vastus, aga ma arvan, et lähen punase tiimi juurde tagasi. See oli ja praegu miks vale mitte vastus. üks mahlane ja meeltlahutav vihje? Oota, me arutame praegult siin, et kas see võis olla nagu pära perses või in the middle of nowhere. Kas üks nendest kahest kohast võib olla või? See oli üks küla, mis seda ja see oli üks looduslik koht. Koop. Ei, Koobis. Koobi. See väga loodus. Kuressaare Koobis. Ja paha peer, mis see saab olla, et see neile ei meeldi, et nende kool, et inimesed rääkisid, Hiinas lapsed käivad. Bussi pesas. Koopas. Hakkame vist jõudma kuskile. Meteoriidikraater. Sa ütlesid, Eestis saaks ka olla. Väga meeldis vastus. Kivi. Ja, aga siis see oli mu kõige esimene vastus oli kaevandus, kui nad kogu selle ringile viisid. Soolajärve. Võib-olla ma kuulsin valesti, aga ma... Vaata vahepeal ühe vihje veel. Üks viimane vihje selles raundis. Te olete korra õiget vastust maininud. Jah. Kaubanduskeskuses. Aga anname edasi, sest see oli vale vastus. Ei, see kindlalt ei olnud. Me oleme... Te olete maininud seda. Te olete siin 4-5 asja maininud. Üks nendest on õige. Soolajärv või l**timaja, ütle sa. No äkki tõesti siis bordellis. Ei ole loodus l**timaja, pole looduse tehtud. Loodus õige, jah. Oota. Paneme 5 sekundit. Soolajärv. Soolajärv, vale vastus. Vale vastus. Tuleb siit poolt. Kas me ütleme Koobas või? Kas ütlete Koobas? Kägistan teid kõik. Oskad sa midagi muud öelda? Ma oleks ise pakkunud mingi laut, aga selles suhtes nemad ei ole kordagi laut. Vahet ei ole, ütleme siis Koobas. Ütleme Koobas. Õige vastus on Kooba! Niimoodi tinistada. Sandri esimene Kõige küsimus oli... esimene asi, konkreetselt kõige esimene asi, et kas see on see, et ta on hästi nagu ja sa ütled ei. Aga Koobas ei ole ju üleval ega... Koobas ei ole, okei. Sinu küsimus oli, kas ta oli seotud kõrgusega. Ma olin ei. See oli ainus, millele ma ei ütlesin. Ma ei ole mitte kunagi elus nii vihane olnud. Selles mõttes mina olen aus, et see on ülekohtune, aga ma olen õnnelik selle punkti üle ka. Palun järgmine küsimus. Sa ütlesid kaevandus, mitte Koobas ka, mis on ka Ja, kõik koopad ei olegi vanad päkapikkude kaevandused, loll õpiajalugune. See, et Miikal enne ütles roheline, siis kui tal mõnus oleks muutuda, siis sa ütlesid väga lähedal pool punkti. Ja ütleb kaevandus ja sa ütled, läheme teise tiimi juurde. Kaevandus ei ole ju päris Koobas ikka, ma ei hakka siin mainima midagi. Peaaegu. Miks Hiina selle kooli kinni pani? See, et ta ütles, et Hiina ei ole Koopa inimeste riik. Ja see oli see paha PR. Super. Lähme edasi järgmise küsimuse juurde. Palun järgmiseks osaks konkreetsed reeglid. Ei, me reeglid väga lihtsalt, kui sa ütled õige vastus, saad punkti. Super. Karl, lähme järgmise küsimuse juurde. Ma tunnen, et Sander tõuseb õhku. Sest eelmises kekode juures ma ütlesin ka kehatemperatuur. Sa ei öelnud. Ei, ma ütlesin, see oli mu esimese filosoofilise nagu monoloogi juures. Et tal endal oleks mõnusam olla. Ja kehatemperatuur ja siis ta ütles lähedal ja siis ma läksin lepime kokku, et küsimus vastus peavad olema täpsed. Teeme nii. Täpselt see termoregulatsiooni case, vaata, kaevandus Koobas, mul oli kehatemperatuur, teil termoregulatsioon, see on selline 50-50. Las ma natukene toon selle tempo siin maha ja rahustan. Ma tean, mis kõik inimesi... Pane üks hea rahustav koolilapse trussa kissu. Numbrid. Öelge mulle, mis on nende numbrite seos? 12, 10, 7, 4, 0, 2, 0 ja -3. Kas kordame või ei meelde? Korda. 12, 10, 7, 4, 0, 2, 0, -3. Bingo. No mida ei... Kõik need numbrid, mida Karl ütles just. No, mis see võiks olla? Nad on kõik Karli paberi peal. Aga need on... Mõelge esimene vihje kohe, et me ei peaks kohe liiga laiali minema. Vaadake, mis me ümber on, kus me oleme. Okei, Eestis.
klassiruumis. Need on mingid objektiivi suurused. Ei ole. Sinine tiim. Mõelge episoodi peale. Et see klassiruumiga kuidagi seotud on need numbrid. Ja üle maailma. Või see on mingi Aasia põhine asi? See on Euroopa. See on Euroopa. See on Euroopa. 12, 10, 0, 2, 0, 0, 4. Lihtsalt 4, 0, 2, 0, 0. Testisin, kas sa ise mäletad, mis see... Kas see on 0,2 või see on 0,2? 0,2. Mis asi on 0,2? See on number. Kas see on nagu... 0 on ees ja see on 2. See on tegelikult 2, väärtus on 2, aga 0,2. Kirjas on 0,2. O2 nagu või? Jah. See on nagu mingi asja, mingid nagu suurused, mingi universaal, mingi mõõdustik millegi jaoks. See on... Ei, sellega mõõdetakse küll midagi. Ja mõõdustik on õige mõte, aga mitte selles kontekstis nagu sa arvas. Aga sinine tiim, teil on praegu vastamine pooleni. Ma ütlen teile kohe ka. Pea valutab. Paneme ühe korra veel, viimast korda vaamine numbrid. Aasaga indeksid tahad? 12, 10, 7, 4, 0, 2, 0, 0 ja -3. Ja praegu vihjena ma ütleksin niimoodi, et punane tiim oleks 0,2 peal ja sinine 4 peal. Need on keskmised temperatuurid, mille käes erinevate klasside lapsed ära surevad õues. Muuseas õige vastus. Päris nii see ei ole. 0,5 saavad küll sellest. Mulle meeldis. 0,2, 12. Ja see, et -3 ka seal on. Mida see -3 üldse? Ja siis see 0,2 sobib sinna nii perfektselt. Ei no 0,2 ma kuidagi võin nagu... Ma arvan, et ma ütlen teile vastust. Ütleme, et see on ainult Taanis. No näed. Ja see on seotud siis õpilastega. Ja neid numbreid on kokku 7. Jah. Kas need on siis Taani koolis hinded? Ja täpselt nii lihtne see oligi. Täpselt õige vastus. See on Taani kooli hinded, 1 punkt sinna, aga nüüd on minu küsimus, miks on just selline numbrivalik tehtud? Miks on sellised numbrid pannud? Et kedagi ei diskrimineeritaks. See on vale. Ja sina said 12, sina said -3. Eks see mingi arvutiprogrammi või mingi asja jaoks, mingi statistikat teha. Mõtle mitte arvutiga. Mõtle, kui sa nüüd... Nüüd mingi kokku, see mingi keskmine, mingi 0. Ja mingi tervik peab sul mingi 0 tulema, mingi süke asina. Kui te kirjutate need paberile käsitsi, keegi annab sulle selle hinde koolis. Kas see, et sa ei saa neid ümber teiseks teha või? Täpselt õige vastus. On see, et sa ei saa kuidagi, need on täpselt niimoodi valitud, sa ei saa ühtegi kriipsu kuhugi niimoodi teha, et ei oleks võimalik õpilastel teha, et näegu on 1/4. See 3 saab tegelikult 5 või mudida. Täpselt. Ma olen korduvalt endale 5 teinud sellest. Mina ka, selle nimi on õppimine. Mis aines Mait sa põhiliselt enda hinded ümber kirjutasid? Ei, no see juhtus mingi paar korda, vaata, mingi alkoholi ajal, siis kui reedel said 3, aga tahtsid õue mängima minna nädalavahetusel. Ja milleks selle 3 tegid? 5 tõmbasin lihtsalt kriipsu peale sinna ülesse. Miinused plussid, eks ju? Enne e-kooli oli ikka elu teine. Kurat, mul oli veel niimoodi ka, et mu vanemad veel ei teadnud, et on e-kool. Ma sain kogu aeg sinna märkuseid, aga nad ei teadnud, vaata. Mine pekki, see oli EARES puhvertsoon. Teil on ülilahe rääkida asjadest, millest nagu Waldorf kooli laps mitte sittagi ei tea. Nagu minu hinne oli kollane ruut lihtsalt, mis oli kriidiga mulle joonistatud, mis ma pidin roheliseks. Nägid seda šokki kõigi näol, kui sa Waldorf kooli ütlesid. Mulle meeldib, et sa oma hindu nädala riidesse panid, aga... Ma tahtsin tegelikult teha Waldorf koolide kohta küsimusi täna, aga siis tuli meelde, et sa oled siin ja sa tead kõike väga täpselt. Arvatavasti isegi ei teaks, sest need reeglid, mis Waldorf koolides on, meie Waldorf kooli isegi need ei järginud. No seal on näiteks, ma oleks küsinud selle kohta. Waldorf koolides on alati üks kindel ala, mis peab olema, on see liikumise kohta. Ja sul peab olema see õige, see oli kas eurütmi. Ja sul peab olema see liikumine õige. Mul olid eurütmias eraldi tunnid, sest mul oli nii paha laps, siis ma peatundides osaleda, siis ma pidin eurütmiat tegema.
saksa vana naisega. Et sa ei saa teistega loovalt mängida, siis sa pidid minema hoopis tantsima ja liikuma. Ja, aga see ei ole isegi tantsi, see on üliveidrate liigutuste ja asjade tegemine. Huvitav ja nii normaalne post. Täiesti tavaline post. Waldorf-süsteem töötab. Ilmselgelt. Nad rehabiliteerivad su selleks. Ja esimene laps on narkar ja siis paned selle noorema lapse Waldorfisse ja loodad, et saab asja. Meil tuli VHK-st tuli mingi tüüp suurte rastadega, kes visati sealt välja, siis ta tegi räigelt drooge 4. klassis, ta oli 1 päeva meiega ja siis ta enam kooli ei tulnud. Siis ta oli öelnud, et selliste idikatega ma ei kavatse päevagi olla. Nii, aga ma arvan, et see on õige hetk nüüd ikkagi minna järgmise küsimuse juurde. Koomikud ja küsimused toob teieni Vint TV. Räägime siis õpetajatest korra, kui me juba siin mainisime. UK ehk siis Suurbritannia ühes koolis keelati õpetajatel ühe asja tegemine nüüdsest ära. Nad ei tohi enam ühte asja kasutada. OnlyFans. Seda nad võivad veel kasutada. See on seda vist... Ma ei tea, kas võivad, aga see ei ole vist soovituslik. Jah, see ei ole igatahes selle küsimuse vastus. Ja et enam ei tohi ühte asja kasutada. Mis asi see on, mida nad enam kasutada ei tohi? Ja see on niisugune asi, mida õpetajad tihti peale kasutasid. Välist abi tuludeklaratsiooni esitamisel. Nagu mingi õpetaja põhiline tööriist kunagi olnud nagu. Jah, ma arvan, see on üsna ikooniline asi. Siiamaani Eesti koolides kasutatakse. Sõjakirves. Erinev haridustee meil, aga see ei olnud õige vastus. Need olid, Eestis on üks majanduskool, kus on üleval 2 sõjakirvest risti. Sest vana hea, vaata see plaan, et kui see on, mis su äriplaan oli, teistel on asju, võtad kirve, siis on nüüd sul asjad. See on nagu füüsiline objekt, et see ei ole trikiga küsimus. Ja see ei ole mingisugune nende loovus. Ja et mingi negatiivseid... Põhjendamatu enese tore oli vaadata, Karl, kuidas oma feminiinse poole korraks lendab. Eestis õpetajad ikka kasutavad seda. Tõenäoliselt. See on õpetajad kindlasti, kes seda ei kasuta, aga kui ma mõtlen enamus oma õpetajate peale, siis enamus kasutasid. Ja see on täiesti lubatud Eestis. Vaimne vägivald. See füüsiline asi pidi olema. See on füüsiline asi. Füüsiline vägivald. Ma ei tea, valgendaja või midagi. Mingi joonlaud äkki või? Miks õpetaja joonlauda ei peaks tohtima kasutada? No sest nad äkki nüpeldasid liiga palju õpilasi sellega. Jah, üldse ei mõõtnud, ainult peksid. Meil oli matemaatikaõpetaja, kes, tal oli meetripikkune joonlaud ja siis ta lõi seda järjest kogu aeg laua peal puruks nagu pooleks ja pooleks ja pooleks. Ja siis tal oli hästi palju väikseid. 0,5 punkti sulle selle. Aitäh! No jah. Korrektor, valgendaja või mingi siuke suund. Oled sa muga nõus, Miika? Äkki nagu kalkulaatorit kui meil oli see, et ei tohi kalkulaatorit kasutada lapsed, siis nad läksid teistpidi, et hoopis õpetaja ei tohi kalkulaatorit kasutada. Kihvt mõte, aga laseme neil ära lõpetada. Sorry, ma ei teadnud isegi kellegi korda. Kas see on seotud sellega, et seda objekti võib kasutada õpilaste peal vägivallatsemiseks? Ei ole. Nad kartsidki, et sellega tekib vaimne vägivald, kui seda kasutatakse. Et sellega tekib vaimne vägivald, kui seda kasutatakse. Aga proovige mingi asi lukku panna. Eestis ikka kasutatakse. Okei, kui sa oled õpetaja, mis on füüsiline... No punane pliiats, Et punane vastak. Kas seal oli palju vaimset vägivalda sinuga? Punase pliiatsiga saab väga palju vaimset vägivalda. Sa saad eksami üles punaselt kirjutada, loll oled 3. Aga kui sul ei ole punast pliiatsit midagi, siis... Kui see oleks teist värvi, siis oleks kohe nagu parem. Vahelisega loll oled, siis on nagu... Aga äkki siis tõesti mingi kaardikepp. Aga mis vaimset vägivalda sa selle kaardikepiga manad on? Aga mis te siis lukku panete? Teil on siin päris palju variante. Korrektorid, punased, pliiatsid, kaardid. Kapten paneb, mina... No kapten, mille sa lukku paned? Siis ma ütleks joonlaud, kaldkriips, kaardikepp. Joonlaud, kaldkriips, kaardikepp. Täitsa vale vastu. Aga kas see on äkki selle pikendus, äkki see on see laser, see asi? Et silmi... Jah, et sa ei saa, kui see jääb klass, siis saad Pauli pimedaks lasta. Rohkem manuaalne asi. Ei ole nii tehnoloogiliselt arenenud asi. Ja see oli Kaspari ajal ka. Jah, see oli ka minu ajal, olles mitu aastat noorem kui Mikael. Nii sa väidad. Aga eks publik saab ise otsustada. Kaamera pilt. Manuaal. Mida, kas saab veel vihjet saab või? Jah, ütleme niimoodi, et see hästi asendada ühe teise objektiga. Et nad peavad kasutama seda ikka veel, aga see peab olema natuke muudetud kujul. Ja ma arvan, et üks vihje veel.
kõik meist siin kasutavad seda objekti üsna tihti. Objekti. Jah, selle laadset vähemalt. Jah, selle laadset, selle analoogset. See taara automaat. Taara automaat. Siis on mingi märkmiku asi. Kõik meist tihti. Nii. Kas tuleb sealt ära? Vaimne vägivald. Veel viimase Kõik kasutavad. Joo, ei, Ütleme niimoodi, et sellest on mitmeid versioone ja mingit versiooni sellest me kasutame väga. Käärid. Käärid ei ole õige vastus. Ei ole, jah. Viimane kord lähme sinise tiimi juurde, et olete korra juba õige vastus on läbi käinud, nii et nüüd on kiiruse peale. Ma olen korra õige vastus läbi käinud. Korra on õige vastus läbi käinud. No siis on see. Millest me rääkida? Kes esimesel? Siis on pliiats ja siis on valgendaja. Rohkem meil ei ole midagi läbi Nüüd käinud. on kiiruse peale ja nüüd on spetsiifiliselt täpselt asja vaja. Jah. Punane pliiats. Õige vastus. Siit poolt tuli ära õige vastus. Mine metsa, miks ma siis mingi 8 korda ütlesin seda? Ma veel riffiga käsuga Aga rääkisin. te peate vastuse lukku ka panema. Te arutate. nagu iga küsimuse juures on üks väga tähtis koht, mida kõik mäletavad iga kord tähele panna. Ei, no kui on arutelu raund ja mitu asja käib läbi, siis me peame ikkagi kuskilt pealt mingi otsuse ju tegema. Väga õige. No täpselt. Ei, no keegi peab mingid otsused vastu võtma selles suhtes, et päris nii ei saa, Ma eks ei tunne ennast hästi selle punkti üle, ma ütlen ausalt, siis Aga Kas see sellega oli see üks poolik. võrdne, vaata, et See oli said poolik. selle Mait koopas. ütles 7 korda tõesti. See oli sinu koobas. Aga me oleme pool punkti. See oli sinu koobas. Ei tehke, Teeme mis tahate, poolikuks. te ei pea hakkama nüüd kasva omage selgroogu, ärge nüüd mingi... Ei, ma olen nõus, see ma ongi olen nõus. see sama punkt, Nelja mis vihjega me ei ole ikka teilt päris. ära võtsime, vaata, see on mingi koopa, see on see koopa punkt. Tahaks reegleid, on ju? Reeglid on, aga reeglid on Aga paindlikud. ei, just mina olen ka vahepeal, mul on tunne, et kui sa nagu arutelus ütled õige, siis ta ütleb, aga siis vahepeal ta laseb nagu minna sellele ja siis vaatab sind pärast. See on selline huvitav. Ma teen seda Manipulatiivne. esimese paari küsimuse ajal olen teinud seda iga Wow. episood ja siis pärast seda ma olen lasknud teile edasi aru. Karl on Ma tunnen, et me oleme sõjajalal, kõik on kõigi vastu, Me meil on oleme 3 hästi tiimi. vihane. Me oleme täna väga vihane Plus saada. Kaspar ise viis meid kaugemale, kui ta ütles, et me kõik kasutame seda suht tihti siin. Ma olin väga, siis ma pidin ütlema, Kes see kasutab punast pliiatsit, Kaspar? Ma mõtlesin pastakat, me kasutame ju tihti. No siis oleks võid ka me koopa puhul öelda, me kõik käime seal tihti. Sest me tegelikult saun on koopa. Ma arvan, et iga üks teist on vähemalt korra käinud selles kohas, kus see Hiina kool oli. Vähemalt korra. Kuigi Eestis need, mis asuvad sinna päris täiskasvanud mees sisse ei mahu, aga mingid oravad küll. Et... Ma arvan, et jätame vana küsimused selja taha, läheme edasi järgmiste küsimustega. jah, Ma lähme tahan, et siis. Kaspar saaks miinuse eelmises. Ma olen nõus. Ma tunnen halvasti ennast selle vihje pärast, aga samas Vihjeks on seda raske kutsuda selle võib-olla väike eksitus, võib-olla rouge. Ma siin nii palju mainin, et see punane tint keelustati ära sellepärast, et sellel oli nagu negatiivne konnotatsioon, et see on nagu kriitika, et nüüd öeldi, et peate rohelisega andma ja kirjutama motiveerivaid asju. Ja rohelise kirjutab taun, siis on See on palju. rohelisega motiveerivad asju. alusta Täna käitus Joosep hästi. Eelnevatel tundidel mitte nii väga. Kuidagi hakkame seal... Täpselt positiivsega alustad ja siis paned Nüüd ma negatiivsega. pean läbi lillede veel ütlema, et su laps on Taina saata. No, ja täpselt. Okei. Küsime siis, väga niisugune baasküsimus. Mis kujuga on vihmapiisad tegelikult? vihmapiisk on väike ja kui ta kukub päev. Haigetas suuremat ei tee. No siit on üks punkt tuleb kindlasti. Aga mis ma tahan öelda on see, et meie klassikal koolis õpetati see tilga kuju, mis te olete kõik piltide peal näinud, eks? Nagu tätoveeringul. Jah, nagu pisar. Aga ei ole tegelikult selle tegelikult on kujuga. ümmargune. Ei ole päris ümmargune ka. Kas see on nagu sama laadi küsimus, et nagu maakera ei ole tegelikult ümmargune, vaid ta on natukene nagu silinder. Lähed sinna õigesse suunda, jah? Ehk siis veits ovaalne lihtsalt. Kui ta oleks ühe toiduaine moodi, kuidas see kirjeldaks mulle? viis. No praemuna. Mereväik. Läätsed ära. Mille peale sa merevaiku paneksid? Snickers. Mentos. No tegelikult Mentos on päris lähedal. Ehk siis ufo kujuga või?
sinna kanti. Ehk siis peaaegu põhimõtteliselt, peaaegu ringikujuline. Peaaegu õige vastus on hamburgeri kukkel sinna kanti. Ufo! Hamburgeri kukkel, mitte hamburgeri see... Ei, sellepärast ma oligi, teil on õige. Oota, aga peaaegu ringikujuline ei olnud siis nagu õige või? Ei, ta ütles juba enne selle ära. Ta ütles ufo. Teil on nagu võim täielikult nagu kadumas ja kontroll. Üks asi, mida te selles saates olete väga hästi suutnud taas lavastada, on see koolitunnis olemise äng. Väga autentselt. Aga siit läks pool tundi. See segment oli pool tundi. Ja puhtalt koolitunni. Vaadake, kui ma tahan lösutada, siis see green screen ütleb mulle, ei lösuta. Ja ma pean niimoodi istuma. Sellepärast, kui sa ütlesid nagu see maakera, mis ei ole päris see, vaid keskelt nagu laiem, see oli see, mille peale tegid juba punkti saite. Thanks. Kuule, Karl, aga ma arvan, et nüüd ongi aeg juba viimase küsimuse jaoks. Okei, küsime viimase küsimuse ja see tegelikult tuleb puhtalt sellest, et ma mainisin siin hamburgeri kukleid ja lähen sealt juustu peale edasi. Miks Šveitsi juustul kadusid vahepeal augud ära? See on endiselt kooliga seotud või? Koolilõunatega, kes on ka juustu palju. Koolilõunatest pole kunagi juustu. Me kõik õpime siin midagi ja see on kooliga seotud. See on see, mis siin loeb. Vastus võib-olla otseselt ei peagi. Sees olid kunagi need sinised tähed ka, vaata. Augud kadusid ära, sellepärast, et augu defitsiit oli. Auke imporditi Aasia augu kaevandus pandi kinni. Suur, see oli 82 aasta augu defitsiit. Kõik mäletavad, uudiseid on lugenud kõik ja mis siin pikalt üldse arutada. Me oleme kohe lukku. See oli arutamine praegu. Aga augulaukudeks ütle, miks need sinised tähed seal justu sees olid? Ma olen ainuke, kes mäletab või? Ei, ma mäletan ka, aga ma tõesti ei tea. Milline juust? See sama aukudega juust. No, milline juust sellel ajal, kui juustu sees sinised täheksed oli, siis ei olnud milline. Siis oli lihtsalt juust. Nagu tähed nagu alfabet või tähed nagu taevatähed? Alfabet, jah, mingi kõhtähed, mingi A-täht. Täpselt siuke... Nagu juustu nagu sees. Juustu sees. See ei olnud see sama asi, vaata, mis juustu ümber oli, see punane. Kui siis see trükiti sealt. See oli sees. Juustu sees oli. Okei, muidugi oli sees miinus mõlemale. Aga ma ei pane miinuseid sa vaata. See ei ole lihtsalt see, Aga see ei ole küsimus praegu, see oli väike eksitus. Mis oli see, ma seletan teile nagu vihjana nii-öelda ja kuidas ta on ka kooliga siis seotud. Et avastati, et need augud jäid aina väiksemaks, kuni kadusid ära. Ja siis instituut pandi ülikoolist ja igalt poolt oli huvi, eks ole, mis toimub, et miks ei ole. Ja siis tehti palju uurimust ja leiti, et üks... Põhjus on selleks ja me küsimegi seda põhjust. Augu insener oli vallandatud. Ja nüüd nad oskavad neid auke tagasi panna. Jah, augud on tagasi, aga vahepeal kadusid ära. Küsimus muutus selles konsistentsis. Protsessi muudeti. Kliima soojenemine. Täitsa vale vastus. Kas see on mingi vee kvaliteediga seotud, et retsept midagi pidi muutuma, sest vesi läks järjest sitemaks ja... Mõneti oled õigel teel, aga õiget vastust veel ei ole olnud. See on mingi... See on tehnoloogiaga seotud. Miks augud tekivad sinna? Arvutiga hakati juustu tegema, siis... Kas võeti... Äkki see on mingi hügieeni asi, et kui asi läks järjest puhtamaks, aga see tuli mingi inimese... Ühesõnaga protsessi ebapuhtust, mida kliinilisemaks me läksime, seda vähem seda sinna sisse sattus, siis nad pidid selle mustuse või mingisuguse bakteri nagu tagasi panema või? Ja paneme lukku? See kõlas niimoodi, nagu peaks lukku panema. Õige vastus. Sa siis ei viitsinud paneme lukku küsida, kui ma 7 korda punast pliiatsit ma ei... Väga aus kriitika. Ma panen endale miinuse. Siin on vaja mingisugust erapooletut mingit kohtunikku. Sellepärast Bingo Lotos on ka see siseministeeriumi esindaja, kes vaatab, et need pallidega nahkaid. Ja siinkohal ma täpsustan siis, et piim läks liiga puhtaks. Kuna see, mis tekitas neid auke, oligi see tolm. Tavaliselt just see heina ja see tolm, mis siin oli mikroskoopiline kogus, sinna ümber siis nagu mustusine bakterid tekitasid selle augu, aga nüüd oli niimoodi, et vanem sa tegid käega seda, said selle piima, aga nüüd sa panid masina otse nisasse, tõmbasid sealt ära ja oligi puht. Sama nagu B12 vitamiin. Peab sööma juurde. Kas nad siis tegid, et nad siis fabritseerisid need augud taas sinna või? Nad said aru. Nad panevad veits tolmu sisse sinna. Actually või? Jaa. Heina ja nad avastasid kõige heinapallist selle tolmu. Ninakolle nad ei pane. Aga Karl, võib-olla loed vahepeal punktid kokku, siis saame teada, kes meil
selle saate võitnud on? -3. Selles suhtes ma võin nii palju küll öelda, et minul ja Karlil on kõige rohkem miinus. Teenitult. Igati teenitult. Nii et punktid on nüüd teada, aga teeme siis selgeks, kes meil tänase saate võitis, Karl? Meie võitja, nagu traditsioon väidab, on punane tiim. Palju õnne. Palju õnne, Sander Õigus, Aleksander Eeri Laupmaa. Teine koht, esimesel kohal oli siis 7,5 punkti, teisel kohal 4,5 punkti. 4,5 punkti, sinine tiim, Mikael Meemaa ja Maiduk. Juhei! Palju õnne võitjatele, palju õnne teisele kohale. Aitäh, et olite meiega. Vabandust, kas saab küsida vahele ka, kas kolmas koht siis olete saatejuhid? Me isegi ei taha sellest rääkida, see lihtsalt masendab. Kolmas ja neljas. Kolmas, me mängisigi ühes tiimis. Kui koolitoidust juba juttu oli, kas teil oli ka heeringa ja kodujuustu asi vahepeal või? Ja siin ongi hea koht saada lõpetada. Aitäh, et vaatasite, kas teil oli ka kodujuustu heeringa asi. Andke meile teada. Igatahes pange kanalile subscribe või telli, mis iganes keeles teil YouTube on ja kirjutage kommentaarides, kuidas saade meeldis. Aga sellega tänaseks kõik ja aitäh teile. Tšau! Koomikud ja küsimused toob teieni Vint TV.